Paberfotode tellimiseks ei pea me tegelikult kodunt lahkumagi. Selleks on olemas selline keskkond, nagu seda on fotoexpress.ee. Küll aga võib esmapilgul jääda varjatuks mõned huvitavad lisavõimalused, mida me saame seal kasutada. Ja 4 sellisest võimalusest me teile kohe räägimegi. FotoExpress ei ole programm, mille me peame arvutisse alla laadima ja paigaldama. Ta on tegelikult veebikeskkond. Selleks, et sinna minna, kirjutame fotoexpress.ee ja meie avanebki keskkond. Kõigepealt alustame fotode tellimist. Esimesel lehel me peame sisestama oma andmed. Minu andmed on siia juba sisestatud, sest ma olen juba tellinud ja olen ära salvestanud oma andmed. Edasi läheme fotode laadimise juurde. Siin me saame valida üleslaaditavad fotod ja need üles laadida. Ja seejärel saame edasi minna fotode sätete juurde. Siin on see koht, kus me saame oma fotode seadeid muuta. Ja esimene oluline nipp, mis teeb nende seadete muutmise hästi mugavaks, kiireks, on see, et me saame neid muuta mitmel fotol korraga. Kui me vaatame, siis me näeme, et fotode all on erinevad seaded ja me saame need ükshaaval muuta. Aga siin on ka võimalus lisada fotodele linnukesi. Me võime siit valida näiteks mitu fotot ja minna lehe üles. Ja siin on need samad võimalused ning me saame valida siit, mida me tahame teha. Näiteks paneme fotode mõõduks 10-15 suurusasemel 15x20 ja paneme kõigile koguseks 2. Ja nüüd ma näen, et mul on valitud 4 fotot ja ma rakendan need valikud 4 fotole ja ongi tehtud. Kui ma aga tahan tegelikult kõik fotod 15x20 tellida näiteks, siis mul on siin nupp vali kõik. Ehk ma valin kõik fotod ja rakendan need seaded kõikidele fotodele, mis ma valisin. Nii lihtne ongi. Teiseks nipiks on võimalus lisada tellitavatele fotodele filtreid. Ja kuidas seda teha? Selleks lähme foto peale, klikime seal ja meie avaneb foto suurelt ning meil vasakul me näeme erinevaid fotofiltreid. See on umbes selline, nagu me oleme võib-olla harjunud telefonist või ka kompaktkaameratest nägema erinevaid loomingulisi filtreid. Siit me valime filtri, mis meile sobib. Me näeme seda ka kohe eelvaates. Ja kui meile sobib, siis me paneme salvesta. Ja selliselt see foto meile paberi peale prinditaksegi. 3. nipp koorub meil tegelikult siit samast, kust me saime lisada filtreid. Ehk siis klikkame pildil ja kui me enne vaatasime vasakpoolset tulpa, siis nüüd vaatame parempoolset tulpa, kus on kujundatud pildiraamid. Pildiraamile klikates pannaksegi see meie foto peale, me näeme, kuidas see välja näeb. Meil on eelvaates või esimese variandina meil mõned valikud siin antud, aga tegelikult on siin veel rippmenüü, kus all on ka teemade kaupa need sorteeritud. Näiteks, kui on jõulud tulemas, valime jõuluteemad ja me saame valida oma pildile jõuluteemalised kujundatud raamid. Valime raami, paneme salvesta ja jällegist sellise raamiga meie pilt välja trükitaksegi. 4. nipp avaldub meil fotode tellimise juures. Selleks vajutame fotode tellimus ja siin saame oma piltide juurde tellida veel vajalikke tarvikud. Näiteks pildiraami või pildialbumit, seepärast, et pildid on vaja ka kuskile panna. Selleks vajutame lihtsalt pildialbumile, paneme koguse ja lisatellimusse. Kui meil nüüd ei ole kliendikaarti veel, siis me saame siit samast ka endale kliendikaardi tellida. Samamoodi vajutame kliendikaardile, lisame tellimusse ja nüüd saame järgmine kord juba fotod odavamalt tellida. Ja jällegi me näeme kõik oma valikud siin ilusti kokkuvõttes ära. Kõik sobib ja lähme edasi maksma. Need olid siis 4 sellist huvitavamat lisavõimalust FotoExpressis piltide tellimisel. Me saame mitme pildi seadeid korraga muuta, me saame lisada loovaid filtreid piltidele ning me saame lisada kujundatud raame. Ja lõpuks saame tellida ka juurde albumit, pildiraami ja muid vajalikke asju. Ehk siis nagu näha, FotoExpress ei ole lihtsalt piltide tellimise keskkond, vaid ta on kiire, ta on mugav ja rohkete lisavõimalustega.